Big L, rest in peace. Treenipäev number 3. Me oleme Itaalia mägedes täna. Siuke mõnus rada Instagramist leidsime. Kirjutasime peale jälle, muidugi tulge. Pakume teile pastat, värki, särki lõunal tehakse värskelt. Väga mõnus. Aga jah, suures plaanis siiamaani oleme liiva peal trenni teinud. Esimene päev saime muda natuke. Täna oleme kõva peal. Rada tundub väga hea. Veel ei ole peal käinud. Aga nüüd lähmegi kohe, et mis me siis veel täna teeme on see, et me testime erinevaid muusse. Et Paat siin aitas ühel tehasel neid natuke toota ja nüüd me oleme nii-öelda siin kõik ametlikud testisõitjad, et mitte ainult ei tee videoid ja ei tee pulli, vaid oleme ka natuke kasulikud või vähemalt loodame, et oleme. Aga mis seal ikka? Läheme rajale, vaatame üle selle asja. I suggest you take a rest, or if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day, I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch an L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm over you. I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like 2 magazines full over to your 1. Plus, I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus, more than ever, I got my whole shit together. More than a decade of hits. Forever. Catch a rep of my name. You're down to fly. You know how many niggas that I know that's down to die. We never fail. And we ain't never been frail. You niggas talk line, but you scared to jail. Flip. You wanna mess with this? Can't stop. Nice like that. So good. Full flip. Väike lõuna. Kohalikud andsid 10 euri. Tõid meile pastat, tõid meile kohvi. Väga mõnus, no. Eestis nii saa. Tere poolega läheb kütust nii vähe, et ma panin viimati üle eile hommikul. Ilmselt ei pea kontrollima ka. I'm ready to blast, ready to surpass and harass, I'm ready to flip. With all the cash, I hold my chrome steady with a tight grip. So watch it home already, cause this one might hit. Flip. You wanna mess with this? Gangsta. Flip. You wanna mess with this? Gangsta. Nice like that. So I suggest you take a rest. Kolmas päev, kolmas sõit ja huvitaval kombel oleme ka sisuliselt 3 erinevat siis motokrossi pinnast saanud ära proovida. Saime esimene päev muda, teine päev saime liiva, nüüd oleme sellised kõva savise pinna peal, kus on pikad sooned. Ja ma arvan, see on hea koht, kus rääkida natuke emotsioonidest, mis selle Ducatiga tekkinud on. Sest tegelikult ju see esimesed sõidud annavad nagu päris palju tagasidet. Esimene päev, kuna oli muda, saime hästi vähe sõita, siis ausalt öeldes midagi erilist nagu ütleme sikli koha pealt välja ei oska tuua. Natukene võib-olla tundsin, et ta istub nina peal. Küll aga järgmine päev liiva sees, kui me tegime natukene muudatusi ja Karl lõbus, siis kõigepealt panime säägi paika, mida esimene päev teha ei jõudnud lihtsalt. Ja keerasime natukene tagaotsa pehmemaks, esiotsa kõvemaks. Saime siis sikli nina natukene siis püstisemaks, nii nagu mulle meeldib. Siis sellest ajast alates on läinud sõit nagu lepase reega paremaks. Et ka ju ma ise ei ole sõitnud tegelikult väga pikka aega. Et ma ei ole tegelikult 2-3 aastat põhimõtteliselt aktiivselt sõitnud, on ju. Kuigi varem see oli mu elu igapäevaselt, et sisuliselt elasingi motokrossi raja ääres ja kui seal ääres ei olnud, et siis oli mingisugune jooksutrenn või midagi muud. Aga nüüd siin viimase moto panin nagu suht normitempo, aga 20 minti natuke võib-olla isegi üle, et mida kella pealt ei võtnud.
enam-vähem vaatasin ja ei olnud nagu midagi hullu, et natuke tõmbab käpa täis, natuke hakkab villid valutama ja ütleme nii, et võhmale ei hakka. Et tundub, et see boksitrenn on kõva mahvi andnud alla. Lihtsalt kõik need nii-öelda motocrossile spetsiifilised lihased, mis on siin käe sees, on ju, jalad, alaselg annab kõvasti tunda. Ja muidugi keskendumine on üks asi, mis kaob pika sõidu ajal ära, et kui nii palju toimub, kogu aeg on pikad sooned ühele poole, teisele poole, auk siin, soone serv siin, kõik pead meelde jätma, et kuidas sa siit lähed, kuidas sealt lähed. Et siis viimaste ringidel juba tunned, kõik on natuke nagu pudru ja kapsad peas, et ei saa täpselt aru, et kuhu poole nagu sõitma peab. Ja ütleme nii, et lõpuks, kui harjusin kõikide nende soontega ära, panin traction kontrolli peale ja harjusin ka sellega ära, et siis oli ülihea, et Ducati natuke päästis ka teatud olukorrad ära, kui tuled võib-olla parema pidamise koha pealt kuskilt varjust ja tuled sinna, kus päike on terve päev peale lõõmanud, on niisugune kuiv osa, et siis on hea, kui on üks aju veel, kes sinu eest mõtleb, eriti sõidu lõpus, kui väsinud oled, vaata. Aga üleüldiselt, mis sellel tsiklil on teistmoodi, on siis nii-öelda pöördevahemik. Ta on 450 mootorratas, mis tähendab, et ta tegelikult peaks olema selline nii-öelda madalatest pööretest peaks väga tugev olema ja võib-olla lõpus siis kadume see jõud natuke ära. Kuna Ducatil on see Desmotronic klapisüsteem, mis siis lubab ka kõrgematel pööretel hoida kõva jõudu, siis sisuliselt mina üle 3. käigu ei ole kätte saanud ja seal on ju käike on veel kõvasti, ütleme ressurssi on veel kõvasti. Aga ka see nii-öelda siis see madalamate pööretega sõit on iseenesest väga mõnus, sujuv ja mis mulle endale võib-olla kõige positiivsem on, siis on see, et see sõitja kolmnurk või see asend on minu jaoks väga paigas. Et see meenutab väga sellist 2017–19 raam, mis oli KTM-il, mis on siiamaani läbi aegade siis minu sisuliselt lemmikpill olnud. Et ta meenutab väga tugevalt seda ja mulle meeldib ka see raami jäikus, et sisuliselt iga väike liigutus, mis sa tsikli peal teed, siis aitab sul nii-öelda seda tsiklit juhtida, pöörata. Ja see võib-olla tuleb ka sellest, et tegelikult see raam on teistsugune kui teistel. Et ta on tehtud ainult siis 11 keevitusega alumiiniumraam, mis tähendab seda, et ta ongi siis nende keevituskohtade arvelt natuke jäigem kui võib-olla teistel siis tsiklitel. See tähendab ka seda, et kõik muudatused, mis sa mortidega teed, on täpsemad ja tunned neid paremini, sest see raam ei anna nagu ise nii palju mängima. Ja ega tegelikult minu meelest jumala hea pill, et praegu ainult positiivsed emotsioonid, eks seadistamisega läheb aega ja see on iga pilliga niimoodi, kui vahetada. Et võib-olla inimene, kes ei ole sõitnud motocrossi nii palju, võtab kastist pilli ja kohe sõidab ja ta ei saagi vahest aru. Aga mul on juba 12 aastat sisuliselt crossi kogemust all, et minu jaoks need väiksed asjad hakkavad ka juba lugema ja iseenesest see platvorm on väga hea, kust nagu nii-öelda alustada ja mille peale ehitada, et eks me vaatame, kuhu me laagri lõpuks välja jõuame ja loodetavasti emotsioonid jäävad nii positiivseks, nagu nad praegu on.